sa oled tulnud siia ja mitte ainult esimest korda, see on juba mitu korda sa oled käinud ja betoonitööd valamas ja tegemas. See on sinu elu kutse, jah? Jaa, ma tegelen oma igapäevases elus betoonitöödega ehituse peal, enamjaolt teeme põrandeid. Ja kui ma siin kunagi, ma ei mäleta, mida ma esimest korda siin platsi peal käisin ja kui ekskursioon oli selle platsi peal, siis ma nägin seda põrandat, mis sinna puidutöökotta tehtud oli. Siis ma vaatasin kohe, et siin on abikätt vaja. Kuna mina teen seda tööd, siis ma ütlesin, et helistage mulle. Kui teil on abi vaja, siis ma tulen ja aitan. Et kui Jumal on andnud mulle sellise ande ja sellised oskused, siis minu missioon on välja elada selle töö näol. Et see on nagu missioon ja töö Jumala riigi jaoks. Et igal inimesel on midagi, mida Jumal on talle andnud ja ta saab seda kasutada ära Jumala riigis. Sa tunned kohustusi mitte vajaduse suhtes, aga üks kutse ja minu meelest see on tohutu väge. Mis sa nagu soovitaks teistele ka? Kas see on niisugune asi, mis teistel võiks ka teha? Jaa, kahtlemata, sest et sa elad välja seda, mis Jumal sulle andnud on ja Jumala õnnistused on sinu peal läbi selle, kui sa õnnistad teisi läbi oma töö, läbi oma käte. Kui sul on raha, annetaga siia, see on õigesse kohta andmine. Et ma teen seda, teen õiget asja, teen õige koha peal seda. Et see annab mulle sellise... See ongi see, et see annab sulle südamerahu ja sa saad olla kasulik teistele, sellele paigale, nendele meestele, kes siia tulevad. See, kes annab, toob endale väga palju rõõmu ja mida me soovime on, et kõikidele oleks see võimalus. Nii et aitäh sulle, aitäh su vennale ja aitäh kõikidele, kes samuti teevad seda tööd koos meiega, sest koos me saavutame väga palju. Aitäh sulle! Ja, tänud!